Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tervist, te kuulete Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna ma olen külas ortopeedia osakonnas. Ajan juttu doktor Nelle Juntsoniga, kes on ortopeed, ja me räägime talvistest traumadest. Kui suve ja talve võrrelda, kas võib öelda, et talvel on rohkem traumasid ja on nad ka teistsugused kui sellisel vähem libedal ja soojamal hooajal? Tervist ka minu poolt, et tegelikult ma pean ütlema, et suvel on siiski rohkem traumasid. Et suvel inimesed liiguvad rohkem, neil on aktiivsemad hobid, aga mis muudab talvised traumad meie jaoks raskeks, on see, et tavaliselt neid tuleb korraga palju. Et suve jooksul on küll rohkelt traumasid, mis on jaotatud nagu ühtlaselt suvekuudel ära, aga talvel piisab ühest libedast päevast ja meil on kogu töö ära ummistunud. Nii traumapunktis, nii erakorraline töö läheb meil väga pinevaks, et talvisel perioodil just nagu see töö intensiivsus võib ühe päevaga täiesti muutuda. Te mainisite libedaid päevi, et millised need libedusega seotud kõige sagedasemad traumad on? No kõige sagedasemad on just eakate patsientide madala energiaga osteoporootilised murrud. Neid siis kõige sagedamini leidub siis neid just randmepiirkonnas, et kodarlumurd on kindlasti üks kõige sagedasemaid, millega inimesed meile satuvad, kuid vanemaealistel kindlasti murduvad rohkem ka näiteks nimmelülid, lülisammas üldiselt, vaagnaluud ja ka riieluu proksimaalne osa ehk siis puusaliigese piirkond. Et noorel inimesel nende kohtade murdmiseks on vaja ikkagi väga kõrget energiat, aga vanuril piisab lihtsalt omal jalalt kukkumisest, libisemisest, et ta saaks sellise raske murru endale. Kas midagi on võimalik teha, et neid murde ära hoida, et meie kliimas paratamatult see jäine ja libe aeg tuleb ikka iga aasta ette, aga mida teha, et ennast hoida siis selliste traumade eest? Nojah, et kahjuks meil Eestis ikkagi see talv tuleb alati ootamatult. Me teame, et ta on meil olemas, aga kui ta lõpuks tuleb, on ikkagi inimeste jaoks ootamatu. Et juba kodust välja minnes peaks mõned asjad nagu enda jaoks selgeks mõtlema. Kõigepealt peaks mõtlema selgeks, kas on üldse vaja välja minna. Ja siis enne väljaminekut peaks veenduma, et õues on ohutu. Et peaks vaatama ilmateadet, vaatama seda juba aknast välja, kas teed on puhtad, kas on seal tänaval mõni oht juba valitsemas. Peaks kindlasti võtma kaasa täislaetud akuga mobiiltelefoni, kui on vaja abi kutsuda, et ma arvan, et just vanemaealistel on see oluline. Et nendel on kindlasti, kui midagi juhtub, on väga kriitiline, et nad saaks endale abi kutsuda. Õue minnes peaks juba kriitiliselt üle vaatama oma riietuse, see peaks olema kihiline, kaitsma külma eest, kuid samas ei tohi see olla ka kohmakas. Et kui endal ikkagi liiga palju riideid selga panna, siis võib vastupidi hoopiski tänaval kukkuda, sest neid riideid on liiga palju, need segavad, takistavad liikumist. Kui riietusest veel rääkida, siis väga oluline on vaadata üle jalanõud, et nende tallad oleks piisavalt ikkagi haakuvad õuekeskkonnas, et need oleks võib-olla juba varustatud mingite jääpiikidega või lisakaredust andvate asjadega, et just seda libedust siis et libeduse eest ennast siis kaitsta, ütleme niimoodi. Kui juba õue minna, siis võiks võib-olla abiks võtta ka endale näiteks kepid, et oleks parem tasakaal ja võiks ka juba vaadata oma kõnnaku üle. Et kõndida võiks siis jalad rohkem harkis, et oleks tasakaal parem, sammud võiks olla väiksemad ja kindlasti peab hästi tähelepanelikult vaatama jalgade ette. Kindlasti ei tohi kiirustada, et kui on näha, et buss hakkab juba peatusest väljuma, ei ole mõtet joosta, tormata sinna bussi peale. Tagajärjed võivad olla väga ootamatud ja see olukord võib lõppeda reaalselt ikkagi vanema eaka inimese jaoks võib see lõppeda reielumurruga halvimal juhul.
et kindlasti ikkagi varuda aega, mitte tormata ja olla valmis ootamatusteks. Kui peaks juhtuma, et ikkagi kõik ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, aga inimene ikkagi kukub, siis võiks olla ikkagi valmis endale abi kutsuma ja peaks nagu püsti tõusmisel ka ettevaatlik olema, et ei maksa kohe kiirustada püsti tõusmisega. Kõigepealt võiks juba kutsuda kedagi appi, kui kedagi ei ole, siis võib esialgu ennast nii-öelda küljele viia, tõmmata põlved kõveraks ja siis käte abil ennast vaikselt üles aidata. Kindlasti mitte kohe üritada püsti tõusta, siis võib uuesti kukkuda. Kui on ikkagi tundub, et kõik kohad on nii valusad ja ei ole võimalik püsti tõusta, siis ikkagi on vaja abi kutsuda. Ja selle jaoks võiks ikkagi ollagi see täislaetud akuga mobiiltelefon ka käepärast. Ja ikkagi tuleb siis endale kutsuda kiirabi, kes siis saab edasi toimetada. Ja ma soovitaks ikkagi välja minna nagu väga kindlate nii-öelda probleemide korral, kui on näiteks vaja ikkagi poest tuua mingi eluks vajalik toidukraam, kui seda ei ole võimalik muud moodi hankida või kui on näiteks vaja apteegist tuua rohud, et niisama rasketes oludes õue minek on kindlasti väga ohtlik. Et peab väga kaaluma, mille pärast üldse õue minna. No tegelikult selline õues käimine, värske õhu hingamine on jälle teisipidi tervisele kasulik, et niisama jalutamas käimine ka, et millal siis see otsus langetada, et pigem jääda tuppa ja mitte riskida selle libisemise ja mahakukkumisega ja samas jääda ilma sellest värskest õhust ja vabas õhus liikumisest, et kuidas seda otsust nagu kõige parem langetada oleks? Kindlasti peaks lähtuma sellest, et milline on õues ilm. Kui on ikkagi olnud nii-öelda äkilised muutused, näiteks enne on olnud plusskraadid, nüüd on tulnud miinuskraadid, maa on jäätunud ja maha on sadanud ka väike, ütleme, lumekihikine, siis on kindel, et sellistes oludes võib inimene väga kergesti kukkuda ja endale liiga teha. Et kui on toimunud väga järsud ilmastikumuutused, siis pigem olla kodus. Ja eriti siis, kui on veel hommikune hämar aeg või õhtune hämar aeg ja ei ole veel teostatud mingisugust teehooldust. Et siis kindlasti on väga ohtlik õue minna. Ma ei soovitaks õue minna ka siis, kui on ikkagi väga nii-öelda madalad temperatuurid õues. Et siis ka ikkagi võib see, eriti vanuritel, võib tekkida ka alajahtumine kiiremini, et jälgida ka seda nii-öelda temperatuuri õues. Soovitakse õue minna siis, kui on ikkagi juba olnud mitu päeva stabiilsed ilmastikuolud, on selline esmane lume- ja jäätõrje teostatud, päevane aeg, valge õues, võib-olla kerge miinus ja kõik nii-öelda need ettevaatusabinõud on kasutusele võetud, et mis ka varem mainitud sai, et siis kindlasti on ohutu õue minna ja värskes õhus viibimine kindlasti on ka kasulik. Väga hea oleks ka siis, kui oleks kaasas ka nii-öelda keegi toetav inimene, et see kindlasti muudab veel olukorra veelgi ohutumaks, et kui me just nagu vanuritest, kes sellel perioodil meil väga riskirühmas on, et kui me räägime just nendest. No te olete ilmselt ka patsientidega vestelnud, et mis need kõige sellised ohtlikumad või kriitilisemad kohad on, et kus need kukkumised tavaliselt aset leiavad? No trepid on väga ohtlikud, et täiesti ka kodutrepil on inimesed saanud endale erinevaid murde ja kodutrepi osas kindlasti inimestel endal on väga palju ära teha, et lumetõrjet teostada. Kui ise sellega toime ei tule, siis kindlasti küsida abi teistelt, et oleks kodutrepki hooldatud. Väga sageli kukutakse ka tegelikult poodide ees, et ka seal, kus lund otseselt ei ole, vaid kus on nii-öelda need kahelkivid poe sisse mineku aladel, kus siis vesi on muutnud need kivid hästi libedaks, et ka seal on tegelikult inimesed kukkunud ja luumurde saanud. Ja kindlasti siis ka bussidest väljumised, bussipeatused, seal inimesed kipuvad tormama, ettevaatamatult bussist maha astuma, et ka seal on tegelikult võimalik tõesti endale saada nii-öelda
luumurde sisuliselt vanemaealistel inimestel. Et need on võib-olla sellised sagedasemad kohad, kus inimesed nii-öelda kukkunud on. Aga täiesti ka võib olla see Sile tänav, kus on siis parasjagu jääd ja natuke lund ka. Jalanõud on hästi kriitilise tähtsusega libeda puhul, et kas teil on mingeid soovitusi, et kuidas jalanõusid valida või on võib-olla olemasolevaid jalanõusid võimalik kuidagi moodi siis kohandada talvele sobivaks, et mis jalanõude puhul olulised asjad on? Jalanõude puhul kindlasti on oluline tald, et oleks seal korralik muster, haakuvus ja oleks ta võib-olla selline natuke kummisem, mis siis ka tagab sellist libedates oludes paremat haakumist. Et on olemas kindlasti hea valik spordikauplustes, kuid seal on hinnad ka kõrgemad, et see kindlasti kõikidele inimestele kättesaadav ja taskukohane ei ole. Spordijalanõude puhul on kindlasti veel hea ka see, et neil on tavaliselt sääreosa natuke kõrgem, et nad toetavad ka hüppeliigest, eriti just sellised matkajalanõud, et need on kindlasti väga hea variant, kuid mitte kõigile kättesaadavad, kuna hinnad on siiski kallimapoolsed. On olemas ka nii-öelda erinevaid jäänaaste, mida saab siis lihtsalt kinnitada jalanõude taldadele, kuid nendega on mõnikord tülikas siis, kui on vaja poodi minna, sest siseruumides tihtipeale nendega liikuda ei tohi, et on poode, kus need täiesti on ka keelatud, ja mõnikord nende eemaldamine on ka raske, et vanem inimene võib-olla ei saa nii kiiresti kummardada ja neid ära võtta ja nende nii-öelda edasi-tagasi paigaldamine võib ka tegelikult põhjustada kukkumisohtu. Et on olemas kindlasti ka kingseppadel omad mingid nipid, millega veel jalanõusi, nii-öelda olemasolevaid jalanõusi saab ohutumaks muuta, et kindlasti nende poole pöörduda, nad oskavad soovitusi kindlasti anda ja leida siis ka nii-öelda odavamaid variante, millega enda jalanõud ohutumaks muuta. Et jalanõud tõesti on väga kriitiline koht, kus inimene saab enda jaoks ära teha üht-teist, et mitte kukkuda, aga jah, ütleme, et vanemaealistel kindlasti on need jalgadega mitmeid probleeme, mis tõttu neile võib-olla tavaliselt poejalanõud ei sobigi. Aga on olemas variante, mida saab proovida kindlasti igaühe jaoks. Te mainisite enne keppe, et kas sellised käimiskepid, need sobiksid ka selleks, et toestuda ja aidata kukkumise vastu, et ei pea olema tingimata need ortopeedilised abivahendid, et sellised tavalised spordimatkakepid, millel siis ilmselt talvel tuleks vaadata, et see ots oleks ka terav, et tavaliselt saab seda muuta, et on suveks on ühesugune selline tömbim osa ja talvel siis teravam osa, et mis soovitused nende käimiskeppide osas oskate anda? Absoluutselt võiks olla need sellised, võivadki olla täiesti tavalised kepikõndimiskepid, mida meil väga laialt on praegu saadaval ja mis on väga populaarsed ja mille hinnad on ka nüüd tegelikult aastate lõikes järjest langenud. Et tõesti väga hea vahend olla ohutum talvel ja samas olla aktiivne ka suvel-kevadel. Et kindlasti mõistlik ost. Kui neid nüüd osta, siis võiksid nad olla sellised, et nende pikkus saab reguleerida vastavalt siis inimesele ja tõesti võiks neil olla siis nii need teravad metallist otsad, kui ka siis suviseks perioodiks sellised spetsiaalsed kummisemad otsad ja siis saab neid vastavalt vajadusele vahetada seal otsas. Ja võiksid olla ka sellised rihmad, mis ümber kätte käivad, et siis talvel ka, et kui näiteks peaks ta jääma kuhugi lumehange natuke kinni, et siis ei pea jälle kummardama ja teda taga otsima, vaid saab teda lihtsalt niimoodi tõmmates jälle vabastada. Et sellised väiksed soovitused nende keppide osas. Nüüd üks eriti poes käimise juures on oluline asi ka kott, et mõnedel vanematel inimestel on sellised ratastel järelveetavad kotid, aga siiski päris jätkuvalt populaarsed on ka tavalised poekilekotid, mille häda on siis see, et käsi on kinni ja võib vahel neid isegi 2 tükki olla, et mõlema käe otsas üks ja siis on juba raskem tasakaalu hoida, et kuidas te
seda probleemi või millisena seda lahendust näete, et kuidas poest kaubad koju tuua? Talvisel perioodil oleks heaks alternatiiviks isegi seljakott, et siis on kaup kinnitatud ohutult, mõlemad käed on vabad, näiteks käimiskeppide kasutamiseks, et kindlasti ei ole hea variant endal mõlema käe otsa võtta raske kott ja siis veel tormata bussi peale, et noh, see kindlasti ei ole hea variant. Et seljakotti proovida või siis, kui tõesti ei ole seljakotti võtta, siis piirduda näiteks ühe kotiga, et mõeldagi läbi need kõige vajalikumad asjad. Et mitte minna siis, mitte poest siis lahkuda 2 kotiga niimoodi, et mõlemad käed on kinni. No me rääksime vanematest inimestest, aga traumasid rohkem võib-olla aktiivse liikumisega saavad ka nooremad inimesed ja suusa- ja kelguhooaeg on jälle ka omade riskidega, et lapsevanemad lastega kelgutades ise võib-olla satuvad hoogu ja sõidavad puu otsa ja suusatades ka laskumistel võib tekkida traumasid, et mis nõu te annate siis neile, kes talispordi traumadest tahavad hoiduda, et kuidas mõistlikult käituda? No ütleme niimoodi, et kui me räägime nüüd lastest ja kelgutamisest, siis seal peab kindlasti vanem tegema ära selle selgitustöö, seletama lapsele, millised on ohutud piirkonnad ja oleks ka hea, kui vanem oma lapse silma peal hoiaks. Ja kui on tõesti sellised kohad, kus on näiteks oht põrkuda näiteks puu vastu või hoog läheb väga suureks, siis miks mitte kasutada ka kiivrit pea kaitseks. Ja kui juba midagi juhtunud on, siis ikkagi ka, ütleme, et peaks lapsega siis pöörduma traumapunkti, et ta saaks koheselt üle vaadatud ja abi, aga kindlasti vanemate koht on siin seletada lastele, et mis on ohutu, mis on ohtlik, et olen näinud ka ise, kuidas lapsed kelgutavad täiesti sõiduteele, et väga ärevaid hetki kahjuks ka selle talvise kelgutamisega võib kaasa tulla, et lastel see ohutunne on küllaltki madal, et nad ikkagi vajavad pidevalt selgitust ja ülekordamist ja jälgimist, et muidu tõesti ka neil võib kelgutamisega seoses tekkida täiesti luumurde ja teisi nii-öelda raskemaid traumasid. Aga suusa ja lumesaani õnnetusi on ka viimasel ajal vähemalt meediast läbi jooksnud päris palju ja mõned neist on eriti mäesuusa õnnetused päris traagilised, et mis nõu te seal annaksite? Ikkagi ka, et kaitsevarustus, et oleks korralik, teiseks ikkagi hinnata oma oskusi, vastavalt oma oskustele valida siis need kohad ja ikkagi et nii-öelda ise siis hinnata seda olukorda adekvaatselt, et mõnikord tõesti juhtuvadki asjad täiesti nii-öelda halbade asjade kokkulangemisel, aga tihtipeale inimene ise ka võiks ikkagi natuke analüüsida olukorda ja kui oskused ikkagi ei ole head, siis võiks valida võib-olla mõne natuke laugema ja parema koha oma talvisteks tegevusteks. No sageli on niimoodi, et saadakse selline kergem trauma ja siis ei suuda otsustada, et kas minna sellega EMO-sse või mitte või oodata, kui valu üle läheb, et kas siin on mingisugused sellised kriteeriumid, et mis olukorras kindlasti peaks pöörduma erakorralise meditsiini osakonda ja mis olukorras tasub natuke oodata ja katsuda koduste vahenditega ravida? No selles suhtes on seda kriteeriumit on nagu raske paika panna. Kindlasti asjad, millega koheselt peab pöörduma, on siis, kui on ikkagi väga selged luumurru tunnused, mis meie jaoks on siis näiteks väga suur turse, silmnähtav verevalum, ebaloomulik kuju juba sellel jäsemel, võib-olla selline iseloomulik krõbin selles piirkonnas ja võimetus siis oma jäset või siis seda traumapiirkonda kasutada. Et kui on ikkagi sellised silmnähtavad nii-öelda tunnused olemas, siis kohe peaks ikkagi pöörduma. Kui on niimoodi, et on ütleme noor terve inimene, kes on kukkunud, tõuseb püsti, tunneb, et käsi on natuke kange, kõike liigutada saab,
otseselt kohe valu inimene ei tunne, saab oma tegevustega jätkata, siis pigem on tegemist sellise kergema põrutusega ja tihtipeale inimesed juba ise ka ei pöördu selle pärast. Aga kui ikkagi 2.-3. päeval turse süveneb, valu süveneb, ei saa kätt ikkagi korralikult kasutada ja sümptomid järjest süvenevad, siis on ikkagi mõistlik tulla traumapunkti ja lasta ennast üle vaadata. Kui need kaebused lähevad üle, aga kuskil seal nii-öelda nädala pealt on ikkagi tunne, et ranne on kange, midagi ikkagi on valesti, siis sellises olukorras võiks juba pöörduda näiteks perearsti juurde. Et see, kui on juba nädal või ütleme 2 nädalat vana trauma, siis on perearst see koht, kuhu peaks pöörduma. Et siis nagu traumapunktis on juba nii-öelda, see ei ole enam nii-öelda värske trauma, millega peaks siis traumapunkt tegelema. Aga muidugi, me võtame tegelikult kõik inimesed muredega vastu, et vaatamata sellele, kui suur või väike see mure on. Selliste kergemate traumade puhul on vahel nii, et kukud maha põlv või ranne või siis vahel ka sabakont on saanud viga ja kergelt valutab ja niimoodi midagi väga hullu ei ole, et millised sellised kodused vahendid on, millega neid kergemaid traumasid ise leevendada? Trauma puhul number 1 asi on tegelikult külm, et mitte külmakeelid. Et külmakeeli võib kasutada ainult siis, kui tõesti mitte midagi muud käepärast ei ole, oled näiteks kuskil tõesti mäe peal ja paned selle endale ruttu peale. Koduses keskkonnas juba võiks olla ikkagi külm, kas külmakott spetsiaalne või siis sügav külmast kas või mingid marjad, mis parasjagu seal on. Külma on õige panna ikkagi niimoodi sellele trauma kohale, et mingi riie on seal vahel, et kindlasti mitte otse nahale panna, et see võib tekitada nahakahjustusi. Külma võib peal hoida 20 minutit järjest ja ideaalis võiks seda korrata mõne tunni tagant ja üldsegi kokku võiks külma asetada kuskil 72 tundi traumast. Et tihtipeale inimesed teevad niimoodi, et nad panevad külmakoti 10-15 minutiks peale, ütlevad, et see ei aidanud midagi ja loobuvad sellest. Et tegelikult selle külma valuvaigistav, turset alandav toime on kuskil 72 tundi sellest traumahetkest ja kindlasti peaks seda korrektselt panema, nii nagu ma ütlesin, 20 minuti kaupa paari tunni tagant korrates. Valuvaigistid on ka kindlasti väga olulisel kohal, et tihtipeale ka tullakse nii-öelda traumapunkti. Kui ma küsin patsiendid, et milliseid valuvaigistid te olete kodus võtnud, siis nad ütlevad tihtipeale, et ma ei tahtnud neid võtta või ma ei osanud neid võtta või mul ei olnud neid. Et valuvaigistitest käsimüügis on olemas paratsetamool ja ibuprofeen, mis tavaliselt tervele täiskasvanud inimesele mingid kõrvaltoimeid suuri ei oma tavaliselt, kui neid võtta trauma korral nii-öelda 3, 4, 5 päeva. Ibuprofeeni õige täiskasvanu annus on siis 400 milligrammi 3 korda ööpäevas, et see on selline ohutu annus ka nendele, kellel võivad juba olla mingid terviseprobleemid. Ja paratsetamooli võiks täiskasvanud inimene võtta siis 1 grammi korraga ja samuti võib seda võtta kuskil 3-4 korda ööpäevas. See on ohutu annus. Ja neid 2 ravimit on ka ohutu omavahel kombineerida, sest nad mõjuvad valu erinevatesse punktidesse. Et neid võib täiesti julgelt esimestel päevadel koos võtta, et saada parem toime valule. Vahel läheb nii, et ka pea saab viga, olgu see siis kelgutades vastu puud või maha kukkudes. Et mis see peatrauma puhul selline ohumärk on, et tuleks kindlasti pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, et kaotsustada mingisugust ajutraumat või muud hullemat asja, et mis siin see otsustamise koht on? Otsustamise koht on juba see kindlasti, et kui suure energiaga see trauma oli. Kui me räägime ikkagi näiteks kohe sellest, et on suure hooga tuldud mäest alla ja näiteks vastu puud, siis see on ikkagi juba suur energia ja selle puhul ikkagi võiks juba inimese jälgimisele viia. Kindlad sümptomid, mis vihjavad sellele, et tegemist on ikkagi raske peatraumaga, on see, kui inimesel puudub mälu sellest trauma hetkest ja ka tagasi ulatuvalt mäluhäire. Näiteks ta ei mäleta isegi, mis juhtus päeval enne seda traumat.
kindlasti ülitugev peavalu, iiveldamine, oksendamine, need on kohe kindlasti sellised sümptomid, millega peaks viivitamatult abi otsima. Kas või siis kiirabi kutsuma, et kui viibitakse juba haiglast kaugemal, siis kindlasti on variandiks kiirabi kutsumine. Ettevaatlik peab kindlasti olema lastega ja vanuritega. Vanurite puhul just sellepärast, et nad võtavad tihtipeale verd vedeldavaid preparaate ja sellepärast nende sümptomid võivad ka tihtipeale olla varjatud, aga neil on oht saada kergemini aju verevalumit. Et nendel võib piisata ka väiksemast energiast, lihtsast kukkumisest, et tulemuseks oleks aju verevalum. Et nende puhul kindlasti ka rohkem karta ja kiiremini pöörduda. Laste puhul ka ikkagi, et kui pärast kukkumist on laps juba loid, tihtipeale nad ei oska ka ise oma sümptomeid välja öelda. Et kui laps on ikkagi loium, teistmoodi käitub pärast peatraumat, ka kaebab võib-olla iiveldamist, mõned korrad oksendab, siis ka kindlasti peaks pöörduma ikkagi juba erakorralise meditsiini osakonda. Aga suur tänu, loodame siis, et õnnetusi ei juhtu palju, aga kui midagi juhtub, siis saite abi ja infot, kuidas selle õnnetuse korral toimida. Ajasime juttu Põhja-Eesti Regionaalhaigla ortopeedi doktor Nele Jonsoniga ja teda küsitles Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele ka! Regionaalhaigla tervise pooltund.